Mis oleks, kui ma ütleksin sulle, et on olemas tehing, mis muudaks nii Venemaa kui ka Hiina rikkaks? Nad mõlemad teavad seda ja on seda juba aastaid teadnud, kuid kumbki neist ei ole valmis tegema vajalikke järeleandmisi, et tehing lõpule viia. See ei ole hüpoteetiline olukord. See on tegelikkus. Ja see on ideaalne juhtumiuuring, mis näitab, miks on vaja mõista läbirääkimiste teooriat, et üldse aru saada sellest kummalisest maailmast, kus me elame. Võib-olla oled juba kuulnud selle loo üldist versiooni. Vahetult pärast Trumpi visiiti Hiinasse tervitas Xi Putinit Pekingis nende piiramatu partnerluse viimase uuendamise puhul. Kõik olid naerul. Peamine spekulatsioon enne tippkohtumist oli, kas pooled teevad lõpuks edusamme kavandatava gaasitoru osas, mis varustaks Hiina tööstust Siberi energiaga. Nii arvati, et Hiina oli eelmistel aastatel tehingut pidurdanud, nõudes Venemaalt uskumatult madalaid gaasiühiku hindu. Siiski on Donald Trumpi sekkumine Iraanis sealset olukorda muutnud. Enne sõda sai Hiina umbes 30% oma gaasiimpordist Hormuzi väina tagant. Kuigi torujuhtme valmimine võtab palju aastaid, sunnib Hormuzi piirkonna kõrgem ebastabiilsuse tase Hiinat oma pakkumist Venemaale tõstma. Vähemalt selline oli hüpotees. Aga ei, mingit kokkulepet ei sündinud. Mis siis toimub? Täna alustame lühikese ülevaatega Siberi jõutorujuhtmete ajaloost. Seejärel annan ülevaate kahe riigi majanduslikust olukorrast Ukraina sõja kontekstis ja selgitan, miks on loomulik arvata, et kokkulepe peaks sündima. Kuid lõpetame kahe läbirääkimisi takistava teguriga. Hold-up probleemid ja erainfo, mis näivad läbirääkimisi nurjevat. Aga alustame POS torujuhtmetest. Ja lihtsalt selguse huvides, POS tähendab nime Power of Siberia. Täiesti korralik nimi ja lühend, mis ei tekita mingeid probleeme, kui torujuhtmetest niisama juttu teha. Nagu te ilmselt juba teate, otsustas hulk pisikesi olendeid surra piirkonnas, mida me nüüd nimetame Siberiks. Pärast seda, kui nende fossiilidele on ajastute jooksul survet avaldatud, muutusid need maagaasiks ning nüüd püüab Venemaa Föderatsioon end majanduslikult vee peal hoida, kasutades ära vastavate energiavarude müüki. Kahjuks on maagaasi väga raske transportida. Mis veel hullem, elab Siberis väga vähe inimesi, kes võiksid seda gaasi kasutada. Parim lahendus on panna gaas torudesse ja saata see sinna, kus inimesed on. Selgub, et Hiinas on palju inimesi, nii et on mõistlik gaas sinna saata. Ja just seda on Hiina ja Venemaa varem teinud. Siberi jõud. Üks torujuhe viib gaasi paarist idapoolsest maardlast otse Hiinasse. Selle ehitamine algas 2014. aastal ning seda sündmust tähistati kogu selle pidulikkuse ja tseremooniaga, mida võiks oodata. Siin näete, kuidas esimene lõik kokku keevitatakse, samuti seda inimest paremal, kes on kindlasti tõsine inspektor ja kindlasti mitte modell, kelle Gazprom selleks puhuks palkas. 5 aastat hiljem jõudsid esimesed tarned Hiinasse ja kõik olid õnnelikud. Siiski on Venemaal teine suur gaasimaardla kaugemal läänes. Samal ajal on Hiinas endiselt lõputu inimeste voog. Nii et järgmine loogiline küsimus oli, kas Venemaa peaks selleks otstarbeks ehitama teise gaasitoru. Ja see viib meid praeguse majandusliku olukorrani, mis tegelikult muutub esseeks veel ühest viisist, kuidas Ukraina sõda on perversselt moonutanud stiimuleid. Varasematel aegadel ei tundnud Venemaa tungivat vajadust rajada torujuhet Lääne-Siberist Hiinasse. Lõppude lõpuks olid kogu Euroopas rikkad ja valmis ostjad, kes olid ka gaasiväljadele lähemal. Nad ehitasid isegi 1 või 2 torujuhet, et neid oste hõlbustada. Aga siis kestis sealine erioperatsioon rohkem kui 3 päeva. Euroopa ostjad hakkasid kogu oma suhet Vene energiaga ümber hindama ja keegi võis otsustada torujuhtmete töö Euroopasse saboteerida. Euroopa ostud jätkusid veidi kauem, kui Euroopa kesksemad juhid oleksid soovinud, kuid Kremlil oli nüüd ikkagi vaja uut ostjat. Aasa jooksul hakkas Kreml tundma ka pakilist rahalist vajadust tehing ära teha.
Vene rahvas ei olnud sõjalise erioperatsiooni suhtes eriti entusiastlik, sundides Putinit läbi viima kulukat vabatahtlike lepinguliste värbamiskampaaniat, et üksused mehitatuna hoida. Rääkimata kogu metallist, mida sõda on neelanud. Ja aja jooksul jätkus roosade lindude uskumatult halb õnn, kui nad kukkusid alla väga väärtuslikes ja väga plahvatusohtlikes kohtades. Samal ajal on Hiina kogu selle perioodi vältel olnud täpselt samasugune nagu alati. Neil on kasvav tööstusbaas ja neile meeldib tegutseda odava kütusega. Oleme seda näinud sellest, et Hiina on suurendanud Vene LNG importi, kuid see on vähem tõhus transpordiviis. Seega olid need kaks torujuhtme mõttes kui loodud teineteise jaoks. Ja ometi ei suutnud nad kuni 2025. aastani kokkulepet saavutada. Hiina seadis lepingu tingimused $120–130 1000 kuupmeetri kohta, mis on ligikaudu võrdne Venemaa kodumaiste tarbijate poolt makstavate subsideeritud hindadega. Muide, need energiasubsiidiumid on autokraatlike režiimide seas tavalised ja need on naeruväärsed. Ainus, mida need teevad, on julgustada kodanikke kütust üle tarbima ja leidma sellele veidraid kasutusviise, näiteks nagu venezuelased, kes muudavad elektri bitcoinideks. Majanduslikult oleks palju tõhusam müüa energiat rahvusvahelisel vabaturul ja seejärel maksta kasum kodanikele tagasi. Igatahes, taas kord, Hiina soovis $120–130 1000 kuupmeetri kohta. Venemaa soovis 2 korda kõrgemat hinda, $240–260, mis on siiski allahindlus sissetungijärgsetest hindadest, mida eurooplased kipuvad maksma. Ma arvan, et see juhtubki siis, kui sa eemaldad võrrandist hulga jõukaid ostjaid. Hoolimata sellest ei olnud Venemaa ja Hiina vahel seda lõhet ületavat silda ning nii toimusid järjestikused kohtumised, kus arutati torujuhet ja tehti edusamme, kuid nende vahel ei juhtunud midagi sisulist. Poliitikakujundajad Kiievis istusid lihtsalt rahulikult ja vaatasid kogu seda asja lõbustatult pealt. Siis tuli Iraani sõda ja ülemaailmne energiaturgude kokkuvarisemine. Teine torujuhe ei paku Hiinale mitte ainult alternatiivi, vaid on ka vähem haavatav blokaadikatsete suhtes nii Hormusi kui ka Malakka väinas, juhuks kui Peking peaks Taiwani vastu samme astuma. Seetõttu spekuleeritaksegi, et Hiina võib oma pakkumishinda tõsta ja pooled võivad tegelikult alustada teise POS-i ehitust. Mis siis juhtus? Teatete kohaselt hoidis Venemaa oma hinnasoovi $240–260 juures 1000 kuupmeetri kohta. Ja Hiina hoidis samuti oma pakkumishinna $120–130 juures. Nii palju siis edusammudest. Kui me tahame teada saada, mis siin juhtus, peame hakkama rääkima läbirääkimisprobleemidest. Tegelikult arutasime neid juba 2 aastat tagasi torujuhtme kontekstis, kui toimus veel üks ebaõnnestunud läbirääkimine. Jaa, olgu selge. Ma ei tule siia tagantjärele ütlema, et siin on veelgi fundamentaalsemaid aluseks olevaid probleeme. Võtsin oma seisukoha selles olukorras juba ammu ja ainus asi, mida kahetsen, on see, et mul ei olnud ettenägelikkust panna pisipildi pealkirjaks hoopis tuline rivaalitsemine. Juba aastal 2024 oli selge, et majanduslikult kõige otstarbekam oleks rajada torujuhe. Venemaa ei leidnud ostjat, kes oleks suutnud rohkem pakkuda ja Hiina ei leidnud müüjat, kes oleks gaasi odavamalt andnud. Seega, põhimõtteliselt oleks tehing pidanud mõlemale kasulik olema. Tundub tuttav, eks? Järelikult, kui nad ei jõudnud kokkuleppele, pidi neil olema mingisugune läbirääkimiste takistus ees. See on ainus viis seletada ummikseisu olukorras, kus mõlemad pooled tunnistavad, et tehing oleks olnud neile kasulikum. Selles valguses ei muuda miski, mis Hormuzi piirkonnas toimub, selle kokkuleppe teostatavust. Kokkulepe oli alati võimalik. Odatava tulemuse muutust võiks põhjustada see, kui nendes läbirääkimiste takistustes midagi muutuks. Võib-olla selles, kuidas nad neid Hormuzi valguses tõlgendavad, või kui juhtuks midagi täiesti seosetut. Olgu, siis arutame 2 peamist läbirääkimiste takistust. Esimest nimetatakse hold-up probleemiks. Selleks, et gaas saaks omaniku vahetada, peab keegi ehitama torujuhtme. See on kapitalimahukas projekt, mis ei too pikka aega mingit tulu. Venemaa maksis kogu kapitalikulu Siberi jõud 1 lõigu eest.
aga ma ei pea teile ütlema, et Venemaal ei ole praegu selleks likviidsust. Seetõttu peaks Hiina arve kinni maksma. Tavaline majanduslik tehing oleks siis see, et Venemaa pakub gaasi soodushinnaga seni, kuni ta on Hiinale selle de facto laenu tagasi maksnud. Kui see vaid oleks nii lihtne. Peking peab muretsema selle pärast, mis juhtub siis, kui torujuhe tööle hakkab. Kõik, mida Hiina ehitusse pani, on nüüd juba pöördumatu kulu. Oma korda peab Hiina muretsema selle pärast, et ükskõik milline allahindlus aastaid tagasi kokku lepiti, see kaob ning Venemaa hakkab nõudma turuhinda. Lõppude lõpuks, kui Moskva leiab kellegi, kes on valmis rohkem maksma, leiab ta ettekäände, et sellele osapoolele gaasi müüa. Ettevaatlik. Peking sunnib seetõttu Venemaad oma osa torujuhtme investeeringust ette ära maksma, mis ongi täpselt see, mida praegune ettepanek tähendab. Kuidas on see läbirääkimiste hõõrdumine aja jooksul arenenud? Noh, see hold-up probleem ei kao kunagi ära. Ainus asi, mis seda leevendada saab, on Venemaa võime teha kapitaliinvesteeringuid. Ja ma ütleksin, et see on ainult hullemaks läinud, sest jätkuv sõda on Moskva eelarvepiiranguid ainult karmistanud. Teine kahest läbirääkimiste takistusest on privaatne teave. Hiina arvab, et Venemaa on meeleheitel, et kokkuleppe saavutada ja on seetõttu valmis tegema olulisi järeleandmisi, et sinna jõuda. Venemaa seisukoht on, et ei, neil ei ole nii suuri raskusi, nagu Hiina arvab, ja seetõttu ei tule mingit järeleandmist. See kõlab nagu klassikaline juhtum, kus Venemaal on privaatset teavet oma enda haavatavuse kohta ja meil kui kõrvaltvaatajatel on võimatu teada, kellel on õigus. Lõppude lõpuks, kui meie suudaksime selgelt näha Venemaa tegelikku olukorda, siis suudaks seda ka Hiina ning kas Venemaal ei oleks võimalik bluffida või Hiina mõistaks, et ta eksib ja muudaks vastavalt oma seisukohta. See asümmeetria seletaks ka, miks hiljutised läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel pole kuhugi viinud, seega tundub see usutav. Ühelt poolt on üllatav, et see ebakindlus on kestnud nii kaua, kui see on kestnud. Teiselt poolt on Ukraina rafineerimistehaste vastane kampaania põhjustanud piisavalt nähtavat kahju, et see peaks süvendama erinevusi ülejäänud varjatud tegurites. Ja see võib samuti põhjustada, et Hormuzi väinas toimunu mõju tasandub Hiinaga peetavatel läbirääkimistel. Ja kui vaadata laiemalt, siis ma ei eelda, et see tupik jääb kestma igavesti. Mingil hetkel tunnistab Hiina, et Venemaa on suuteline pikalt vastu pidama või peab Venemaa oma bluffist loobuma. Ja lõpuks jõuab Venemaa majandus tagasi sellisesse seisu, kus aastatepikkused investeeringud infrastruktuuri on mõistlik rahaline samm. Olgu, selleks kulub veel aega, aga mingil hetkel jõuavad nad sinna. Nii et ma arvan, et on vältimatu, et Siberi jõud 2 ehitatakse valmis. Aga kuni fiskaalsed ja informatsioonilised probleemid pole lahendatud, on raske torujuhtme osas kokkulepet lõplikult sõlmida. Nii et, mis on meie tänased peamised järeldused? Siberi jõud 2 peaks parandama nii Hiina kui ka Venemaa heaolu. Läbirääkimiste takistused segavad kokkuleppe saavutamist. Hormuzi väina kriis ei mõjuta läbirääkimiste motivatsiooni viisil, mis oleks vajalik olukorra muutmiseks. Ja kuna Hormuzi probleemid ei kaalu neid takistusi üles, toimub veel üks tippkohtumine ilma kokkuleppeta. Samal ajal ei pea te ootama, et rohkem teada saada Hiina poliitika kohta. Mul on sellele pühendatud esitusloend. Mul on sellele teemale pühendatud esitusloend. Automaatkorrektsioon tegi jälle oma töö, aga pagan, see sobib sellele jamale videole ideaalselt. Igatahes, kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume järgmine kord. Hoia end!